Hay milonga de amor, hay temblor de gotán. Para vos, de Argentina, Buenos Aires. hay milonga de amor, hay temblor de gotán. Annan sulle selle küüslaugu pressi ka siis. Siis ei pea tuhka maha raputama. Jumala lahe. Joo. Vaata, ma ei lase apnema minna asju enda sees ja väljas. Vaata, seal on üks pilt kapp. Ma olen kappi usku. See on Fortoška aken, eks ju. Et ütleme, inimene üldiselt laseb oma sisemusse natukene õhku. Kurat, lööge uksed lahti. Ma olen täna õhtu kappi usku. Ma teen oma uksed lahti, ma saadan täna maailma kuradile, ütleme nii. Hommikul panen kokku, elan edasi. Selles samas maailmas, mida sa eelmine õhtu kuradile saatsid. Noh, peaaegu jah. Sest ega sul teist võtta ju ei ole. Aga ma tuulutasin oma sisemust. Ma elan energiaga, ma elan elevusega, ma elan loomuga. Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire. Hay milonga de amor, para vos, De Argentina, Buenos Aires. Ega sa oma pildi tegemisel suurt vaeva ei näe. Mul on rõõmus, kui ma ütlen, ma lähen tuppa, naine ütleb, mis on? Ma ütlen, mul on idee. Lähen alla, Ja viimati pärast on see idee mitte lõuel. ütleme tund-pool tekst. Noh, mingi asi peab kuivama, mingi asi peab, mõnda asja pead viimistlema näiteks järgmine päev. Moolide juurde tagasi. Palju sul neid aastas sünnib siis? See oleneb nüüd selles mõttes aastast. Et kas on ikaldusaasta või on viljakas saak? Tähendab, nüüd need hakkavad sündima niimoodi, et ma saan siin mõnusa näituse teha. Ütleme, et nüüd aastas hakkab mul sündima 50 kuni 100 maali. Aastas 50 kuni 100 maali. Jah. Ma ikkagi ei usu, et kui sinu... Need maalid, mis siin üleval on, need on tehtud 3,5 nädalaga kõik. Need, noh, see prokutiiv, kas nad nüüd on väärt midagi, see on iseasi. See, ütleme, liimpult seal taga ja voodrilauad raamiks, need on võib-olla rohkem väärt kui mu pilt, eks. Ikkagi ma ei usu seda, et kui sa maalid 100 maali aastas, et kui sinu kodus peaks kraaniga midagi juhtuma, kraan läheb katki ja torustik tekib, et sul ei ole ju selleks aega meest. Kuule, sa maalid 100 maali ma toon aastas. sulle elementaarse lihtsa näite. Ma kohe sulle näite. Vaata nüüd. Volkonski ütles ühte lihtsat asja, on ju. On liige, millel puudub liiges ja kirg lööb sinna, on ju. Mis lööb sinna? Kirg. Kirg lööb sinna. Aga nüüd ma näitan sulle ühte lihtsat asja, mis mul laseb tööd teha. Ta unustad ära juured. Nüüd ma näitan sulle elementaarselt, ma ütlen robustselt, munni juured. Sa võiksid sellega ka raha teenida. Eks, no see on, vaata neid ma, seda näitan arva, seda ma kasutan enda jaoks. Diafragma, varustab verd ja nii edasi.
Buenos Aires. Kunagi ma olin haige, ma kaalusin 40 kilo, mu kopsud olid läbi, eks ju, ma kroonust tulin, ma olin Hiiul haiglas ja siis ma avastasin, et kurat, võtaks inimene on võimeline tegema mida iganes. Ma viisin arstile peale haiglat rohut tagasi, ütlesin, et ma õppisin jooga täis hingamist, ma õppisin tahtele allumatuid asju ja me saime sõpradeks. Aga Hiiul oled tähendab rasket haigust ju. Jah, mu kopsud kärbusid ja ma hingasin välja umbes pool liitrit õhku ja mul oli 40 kraadi palavik pool aastat ja ma olin niisugune puhevvalde atleet harjavarre taga. Ja siis ma 8 korda päevas pidin sööma, sest ma hormoonravi ei tahtnud ja siis ma ütlesin, et ja siis arst ütles üks päev, et kuule, sa paraned. Ma korjasin kõik rohud petti ja piimapakkidesse ja viisin talle pärast tagasi, et ma ütlesin, ma meremeestele ei müünud rifadiini tripperi vastu, et ma toon sulle tagasi kallid rohud. Sa ei võtagi rohtu, ma ütlesin, võta, sa keelasid mul päikest võtta, sa keelasid mul kõiki asju, ma tegin kõiki asju ja näed, ma olen terve. Ja siiamaani ma ei tea, mis on haigus. Ja nüüd üritati suitsetamist veel maha jätta. Jah. Et see on nagu su viimane pahe, mis on jäänud või? Noh, ma ei ütle, kus pahe, eks mul neid pahesid, no ma ei tea, Jätkub mis ikka, jääb ikka veel mõni alles, jah? Minu mõistus ütleb küll, et kurat teavad, psühholoogid pudistavad kõrva ja kõik tunnevad inimesi ja kõik ei tunne, eks ju. Aga mul on tahe, vaata see on niisugune lahing, eks ju, kus mõistus ütleb, et sa kaotad, aga mu tahe lükkab selle läbi. Ja mitmes kord see tema maha jätmine toimub siis? Esimest korda. Palju toota valgust? Loodame, et on, aga alati mul on valmis selleks, et ma panen pelaru ette. Ega see ei ole nii, et see on nagu kuld välja. Mulle meeldib ja see on meremehe naine. Tegelikult näed, meri on siin, on ju. Näe. Siin on maalitud meri. Ta ootab. See on ootus tegelikult, eks. Mitu maali sul on õnnestunud oma elu jooksul ära müüa? Mul on alles hakanud neid, nagu öeldakse, müüma. Täna müüsin ka siin 150 krooni eest. Natuke siin, ma ei tea, kuskilt sealt kaevandusest tulid keegi, ma ei tea, kes. Noh, mind ei huvita raha, mind ei huvita pildide saatus, kui ma need valmist. Mulle huvitab see protsess, kui ma neid teen. See mõttemaailm, mis siis toimub, osa ma panen kirja, kui tulevad huvitavad ideed, mis piire ületan, eks ju. Mul on niisugune ajalugu, eks ju. Siis kirjutan luuletusi, näidendeid, novelle, eks ju. Mul on niisugust loomet on palju ja siis naine on mul niisugune sekretär ja tema mõtles, et peaks kõik ära trükkima ja panema nad kõik nagu ühte ja niimoodi, eks ju. Et niimoodi nagu, ütleme, see on nagu mitte surve, aga niimoodi pisi-tasa, kui jõuab, kui ei jõua, et mind niisuguse asjad ei huvita. Et kas selles on tähelepanu või ei ole tähelepanu, et mina teen, mina elan. Lõhestumine. Mis asi? Sa küsid, et kellele sa parajasti pead ennast tundma? Isiksuse lõhestumine. Sinus on mitu inimest. Minus on mitu mina ja tekivad uued minad ja... Mis asi on niisugune isiksuse lõhestumine? See on niisugune väga napukas väljend. Mis me siia kirjutame? Taha. See on minu jaoks täiesti vaba asi. Ma teen, mida tahan. Ma mingit malli omale otsa ei taha saada. Sest iga õpetaja siiski rõhub midagi kindlat. Ja ma võin joonistada mida iganes. Loodus, portreed, akti. Mul ei paku raskust, eks. Ma panen tunde järgi. Mul on tähtis hea tunne. Kui mu sees on hea tunne, siis on mul järgmine on tähtis see, et ma suudan seda tunnet nii kaua säilitada kui võimalik. Ja kui ma tunnen, et see hakkab häävuma, tekitan uue hea tunde. Jaa, väga tore ongi, et mingi peab tekkima. Mulle alati see meeldibki, et mina ei taha peategelane olla milleks. Aga see tunne peab minu arust peamine olema. Lassi sittu siia, kurat, maa on ikka hoidis. Кот помешал. Кот помешал.
juba. Ma pean mõistikuga nüüd kaubad ära tegema. Et nüüd on nagu pilt, eks, et Jeesuse jünger upub ära, usk on sitt. Ma uskon tugev, et ma oma sõnadesse ära ei upuks. Mis ma lubasin? Kui näed lilled ka, närtsid lilled. No nii praktiline ei saa ometi tänasel päeval olla. Mõte on geniaalne. Ma ütlen, ma näen. Ma ju vaatan. Mõte on geniaalne. See, mis te mulle välja siin ajate, see ei pruugi juht. Nojah, eks sa ole mulle siis abiks ja mis siin ikka. Keda see meenutab? See meenutab aastuses Kristust, teistpidi Allahi ja Bob Marley't ka. Et kellele, kes Jumal on, mine tea. Nördin niisuguse tigeda näoga, las ta olla siis. Näed, sina oled see. Sa andsid raha. Reetur oled. Ma ei tea, kes kui palju on maailmas rändanud. See on Kiievi Neitse Maarja. Ma olen seda originaalis näinud. See on niisugune, noh, räägi või ära räägi. Nii, ma iialgi ei tea, kas löödi risti, kas löödi tulpa, kas löödi